tere õhtust, head käsipallisõbrad ning tervitused taas kord tulemast Põlvasse Mesikäpahalli, kus teise vooru keskses kohtumises saavad omavahel kokku kodusaalis mängiv Põlva Serviti ning külla sõitnud HC Kehra Horizon Pulp and Paper. On oodata kindlasti täna väga tulist lahingut. Esmalt küll tundub meie ees olev Kehra meeskonna nimekiri natukene lühike, eriti just väljakumeeste või mängumeeste osas. Kui väravavahte 2 ära võtta, siis on ainult 8 nii-öelda mängumeest. Kuid ei sellest ole hullu, sellepärast et nii-öelda koorekiht on kaasa võetud ning tullakse Põlvasse kindlasti kõva lahingut andma. Esimese ringi kohtumine oli Põlva Serviti päralt 30-25. Teise ringi eel ütles HC Kehra peatreener Indrek Lillsoo, et meeskond on hooaja parimas vormis ning kindlasti tahetakse Põlvalt võtta revanss just siin Põlvasse Mesikäpahallis. Minuga on täna lõpuks ometi valmis saanud kaaskommentaator ikka jätkuvalt Põlva Serviti nimekirjas vigastuspausil olev mängumees Tõnu Jõks. Tere õhtust! Avavile on kõlanud, loetud sekundid on mänginud ning Kehra meeskond on oma esimest rünnakut üles võtmas. Kui vaadata liigatabelit, siis 7 mänguga, millest kõik on Serviti võitnud, ollakse praegu liigatabelist liider. Kehra teisel kohal on mänginud küll 1 mängu rohkem, aga punkte 12, Servitil siis 14. Nii et on täiesti varianti, et Kehra tõuseb täna Servitiga võrdsele punktiskoorile, kuid neil kindlasti on vaja selleks siis võita. Aga Servitil on 2 mängu vähem ka peetud ja nüüd Põlva Serviti kaitse hästi töötab, aga Tõnu, võib-olla tutvustad meeskondi? Jah, et siin Indrek Neemelt, teine plokk esimese rünnaku jooksul. Vaatame siis, kuidas Serviti on mängu alustanud. Paremas ääres Kristjan Muuga, parem sisemine Roman Naisatullov, hetkel palliga siis Raiko Rudissaar, vasak sisemine Hendri Hiiend ja vasak äär Hendri Sillaste, joone peal Hendrik Marul, väravas Eston Marus. Ja Kehra meeskond siis paremast äärest alates Kaupo Liiva, Marko Slastinovski, Jaan Kauge, Nikita Jermaševits, Uku Tanel Laast ja Kaspar Lees, väravas Mikola Naum. Serviti on siin kodupubliku vormilisel kaasaelamisel oma rünnakut realiseerimas. Vise Henri Hiiendi poolt. Sai seal vist Uku käed vahele. Jah, läks väravast mööda, et seis on 0-0, kui 2 minutit on mängitud ja Kehra võtab rünnakut üles ja siin Kovski läheb ja Uku Tanel Laast. Viimaste kohtumiste Kehra kindlasti üks resultatiivsemaid ja Kehra mängujuhi rolli kandev mängumees ka saab käe valgeks. Skoor on avatud, Rudistar paneb vastu Naumile otse kätte, käe pihta, vabandus, et ja Kehra on mängu juhtimas ja on rünnakut üles võtmas. Kui Serviti poolelt vaadata, et siis kes nendel on puudu peale vigastusega väljas oleva Tõnu Jõksi ja ka Karl-Erik Uibo on siis haigestus Serviti nii-öelda teine väravavaht, esimene väravavaht, kuidas võtta nüüd Deniss Lõukene peale Balti liiga kohtumist, on päris kõrge palavikuga voodis maas. Serviti nüüd vahelt õige, kas tuleb ka kiire. Tuleb nüüd siin, kes Hendri Sillaste üle pea, järgneb kollane kaart Uku Tanel Laastile kestväljakul, kelle ta siin Muuga rebis maha. Nii et seis on tablool viigis 1-1. Aga jah, tulles tagasi veel vigastatute ja haigete juurde Serviti poolelt, siis Deniss Lõukene päris kõrge palavikuga maas ja täna hommikuks siis oli ka viirusepoiss saanud Sergei Lukšenko kätte, nii et samuti palavikuga peab seda mängu võib-olla siis tõesti Postimehe ja Mindmeedia vahendusel siin vaatama.
aga puudujaid pole siis mitte ainult serviti võistkonnas, vaid ka Kehra võistkonnas. ja Henri Hiiendilt siin suurepärane lõpuni mängimine, oli juba tunda, et kaitse andis järele, et see vend on siruli. Aga enne kukkumist veel pall Naumi ja posti vahelt, täpselt vaadake nüüd. Žõps ja väravasse. Tulles tagasi siis veel AC Kehra puudujate juurde, siis erinevatel põhjustel ei saa AC Kehra ridades kaasa teha väravaht Rainer Seermann, siis joonemängija Antti Roogenbaum, tagamängijad Siimo Tänavots, Indrek Normak ja ääremängijad Jorma Käsper ja Jarmo Vikat. Päris pikk nimekiri mängijatest, keda pole täna Põlvasse kaasa võetud. Seda suurem koormus langeb sellele meeskonnale, kes siin on, sellele koosseisule. Ja Uku Tanel Laast näitab, et ta suurepäraselt saab selle pingega hakkama. 2-2 on praegu mõlemad Kehra väravad tema arvel. Serviti rünnakul Rudissaar, Sillaste. Tullov, Hiiend. Ja läheb ja mööda läheb, aga olid seal kellegi näpud vahel. Nii et Serviti saab siin rünnakut jätkata. Näeme ka siit bloki võrk, kes seal läks ta sisse ja nüüd Roman Aisat Tullov. Väga raske vise riputi küljes, aga suutis sealt veel üpriski tugeva viske välja saada. Väga hea sooritus Vene mehe poolt. Kehra võtab rahulikult rünnakut üles. Aast. Tullov läks sealt vahet lõikele, söötu ei tulnud. Kaspar Lees. Dmitri Jankovski. Ilus vise, alla nurka. On mäng alanud üsnagi paljutõotavalt 3-3 peale 6 mänguminutit esimesest poolajast. Arvata on, et täna siin Vesikäpa hallil see kaar siit pealt minema lüüakse. Nüüd aga löödi Hendri Sillasteselt keskelt, lükati lausa minema. Meeldiv on näha, et Vesikäpa halli on ka tee leidnud käputäis Kehra toetajaid. Olgem ausad, kui bussis oli nii palju vaba kohti, nagu täna on, siis miks mitte. Tühja bussiga ka ju mõttetu sõita. Aga nüüd Henri Hiiend. Suurepärase mängu alguse on teinud Henri Hiiend siin. Vaatamata paarile mööda viskele on ta ka tublisti Põlva serviti skoori kasvatanud, nii et väga hästi kallutuse pealt ja Nikola Naum oli hoopis teises nurgas. Läheb edasi, Uku Tanel Laast, kes võtab kohe ette ja kohe paneb Eston Varuskile kätte ja Eston Varusk Põlva serviti väravast täna. 2 suurepärast tõrjet järjest. Tuleb pool kiirega serviti. Ja kelle läheb Roman Aisat Tullovile. Ja võib öelda, et Hiiendiga kahekesi veavad. Romanilt 2 viset suht sarnaselt mõlemal korral elati küljes. Ja, et kui siit poleks sisse läinud, see pall oli ka minu arvates 7 meetrit siin väga lähedal. Võib-olla isegi 2 minuti hõngu. Võib-olla. Aga seekord Kehra pääses. Muidugi mitte väravast. Stastinovski ei Laast. Kovski ise ja Varusk on ees. Läheb pall servitile. Läheb jälle kiiresti üle. On Silai, ai. Ja nüüd Marko Plastinovski saab sellest ära, millest Ukul enne saamata jäi. Kiirrünnaku viimane mees. Hendri Sillaste oli läbi minemas. Lennati külje pealt sisse, näeme seda korduses. Opsti. Mees ise näitas, et ma ei tea, mis tegi, aga viga oli ilmselge. Ja 7 meetrit läheb siis realiseerima serviti nii-öelda pesamuna siis Sander Sarapuu. Ja väga kindlalt. Oli Põlva servitil aastaid 7 meetri karistusviskaja ju
Margo Piksõt ja peale teda oli mängujuht Ardo Puna, et kas nüüd on mõlemad siis leidnud endale uue koduklubi. Kes Soome, kes Tartusse. Aga peab ütlema, et Sarapuu on tegelikult väga hästi realiseerinud viskeid, et pole üldse mõtet nuriseda. Nüüd Kaupo Liivale läheti siin kõri kallal. Oli siin Hendrik Varul oma 2-minutilisele karistusele. Ta oli kollane all siit ühest eelnevast situatsioonist, nii et peab ettevaatlik olema, kui ei taha sunnitud puhkusele minna. Nüüd servitil kaitse peab. Ei pääse Kehra omad siit viskele. Läheb Liiva. Super tõrje praegu Varuski pool. Ei tea, kas see koht oli ka liimiga või näpumäärdega kokku tehtud, aga igal juhul väga hästi pidamas jäi seal. Ja tuleb kellele? Ulissaarele see pall sealt. Ei tulnud sellest pool kiiresti midagi välja. Võetakse positsioonirünnak ülesse. Ja Muuga siit Sillastele siuke. Ja kas sai siin? Henri Sillaste sai värava kirja ja sai Maksa Haagi ka veel Kaupo käest siit. Keerati ilusti sealt külje pealt sisse. Ja oli ka seal kandadega ala sees, et siin viimasel ajal on kohtunikud hakanud siukseid asju väga valusalt ära vilistama. Aga nimetame siis ka tänased kohtunikud ära, kui Dmitri Jankovski siin viskab üle Eston Varuski. Väga ootamatu. Üle õla kohe niimoodi krõpsti üles nurka. Esimesse nurka siis tänase mängu kohtunikud Laur Lantsev ja Edvin Härgin. Kuulsin siin lauast, et mõlemad Kehra poisid, nii et on siis meil täna selline kohtunike partii siin välja panna. Viiend. Ei lähe viskele Rudissaar. Paneb ise. Väga pehmed ise. Värava keskele ka veel peale kaob, nii et Ola Naumile kerge saak. Ja ootamatult on nüüd Põlva teinud korraliku vahespurdi, 3 väraga juhtima läinud siin. Õnnestunud pool kiirrünnakute pealt ja 7 meetri karistus ise lisaks, nii et... Ja, et servitil on vist suhteliselt hea mänguvorm, et siin nädalavahetusel saadi 2 väga tähtsat võitu Balti liigas. Leedu klubid üle ja Sillaste ei realiseeri praegu kiirrünnakut. No, väravahid super tööd, mõlemad tegid siin. Ja nüüd... No see oli küll siin. Siin oli aasta topelttõrje oli väga lähedal, aga ei, kahjuks mitte. Jäi magnetitki peopesas natuke väheks. Kui oleks sellega ette saanud. Ei imenud ennast sisse seal, aga ei ole lugu. On meeldib näha, et väravahid on suurepärase soos, sellepärast, et see annab mängule oma vürtsi. Muuga lõikab alla. Joone tõste, Varul. Viiend võtab nüüd ei saa tulla ise Joonele. Oi, kui hea sööd Muugale. Ja nüüd kiires Kaspar Lees. Serviti kaitse on tagasi. Ja tuleb Kaspar Leesilt endalt ise ka peale. Hästi küll pettis Eston ära sinna teise nurka, aga ise kahjuks raamidest mööda. Või oli Arnalt sinna raami pihta ja viskas minema sealt, aga värava lisa siit ei tulnud ja nüüd pole väike kommunikatsiooniprobleem. Laast ise. No, kas nüüd? Nüüd tuleb Kaspar Lees ja vahe taaskord 1-punktiline. Põlva serviti 7, Haatse Kehra 6. Ja tuleb ka Hendrik Varul vahetusse. Mängu tuleb Andres Rikken. Peaks ta siis olema, kas tõesti Tõnu Jõksiga koos serviti treenides üles kasvanud. Jah, seda küll, jah. Mehed tunnevad üksteist päris hästi. Aga tuleb Viiend, Rudissaar. Ei saanud läbi ja Rikkenile kohe joonele sinna. Nii, nüüd on Kehra. Ütleme, platsi peal on Kehra mehed närvis ja kuulates kõrvalt. Ei ole mehed rahul, aga siin on näha, et lihtsalt no jõust jääb puudu siin kaitsemängijatele midagi öelda. Võib ikka öelda, et Jaan Kauge oli seal ikka väga kaugel alas sees.
muidugi, eks siin ei olnud midagi vaielda. Sander Sarapuu. Jah. Nagu sa ütlesid, närvi on. Naum on siin väga vihane praegu kaitsemängijate peale, et keegi põrkuvat palli ei tulnud võtma. Jah, aga kui sa siin enne korra mainisid ka Põlva Serviti nii-öelda seda mängurõõmu, mis on 2 Balti liiga võitu siin järjest saadud, siis eks Kalmer Musting oligi siin võib-olla natukene ka mängueelsetes kommentaarides mures sellepärast, et on see ju 8 päeva jooksul juba 4. mäng, et mehed on saanud ikka korraliku koormuse. Ja arvestades, et 3.–4. detsember on ka siin karikavõistluste Final Four ukse ees, siis võib öelda niimoodi, et ega siin treenimiseks väga variante ei ole. Tuleb ainult vormi hoida. Aga nüüd tuli siin Kehra meeskonnale ka värava lisa. Nii et vahe taaskord minimaalne Kehra poolelt vaadates. Ja tuleb nüüd Henri Hient siin viskele. Kehra siin poolkiirega. Tuli siin tõrje Estonit, aga pall vastu Muuga jalga. Ja võtab rahulikult Kehra selle rünnaku üles. Vees. Jankovski. Nii, Slastinovski. Laast. Jankovski tagaliin oma vahel. Söötmas siin. Kes läheb viskele. Dmitri. Jankovski on väga hästi seda mängu alustanud. Enamus visked on ikka ilusti nurka maandunud ja Eston pole Jankovski viskeid kätte saanud. Seis Põlvas Mesikäpa hallis Viigis. Mäng on hoopis teisest puust, kui oli hooaja esimene kohtumine. Ja tundub, et Kalmer Mustingul ei jäänudki muud üle, kui võtta siin korraks aeg maha. Teeme ka meie väikese veelooksu. Ja tere tulemast tagasi Põlvast Mesikäpa halli, kus Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste teise ringi keskses kohtumises on omavahel vastamisi Põlva Serviti ja külla sõitnud HC Kehra. Mängu on mängitud 15 minutit ja loetud kopikad sinna peale, seis on piigis, meeskonnad on hoos, väravavahid on hoos ja mis muud siin vaja ongi, kui ainult head jutusoond ka kommentaatoritele, et see mäng teile kõigile ladusalt kätte tuua. Ja, et need, kes alles nüüd meiega liitunud on, siis senise mängu käigu võib kokku võtta järgmiselt, et Servit alustas hästi, mindi ette 7-3, 7-4, kuid teise poole tegi jälle Kehra oluliselt parema ja kui poolajast mängitud, seis viigiline 8-8, aga praegu Nikola Naum tõrjus siis Henri Hiiendi viske. Ja on Serviti meeste visked läinud viimasel ajal suhteliselt keskele ja Nikola Naumile kergesti kättesaadavaks, et kas tuleb natukene siin sihikut peale keerata või mis, või on lihtsalt Kehra kaitse niivõrd hea, et ega seal väga varianti jäeta. Nüüd prooviti Jaan kaugele joone peale, see lõigati Serviti poolelt maha ja kiiresti on üle. Sillaste. Neeme. Kas Neeme näeb ise? Ei. No kellele? Kellele veel? Roman Aisatullovile. Näpud lüüakse vist 2 korra. Aga need on õnneks vasaku käe näpud. Jah. Laks näppude pihta.
ja Põlva Serviti taastab oma edupositsiooni ühe väravaga peal. Jankovski, Jaan Kauge, võrrab seal üks Kehra karu, kahe Põlva nii-öelda joonemängija vastu. Nii aga läheb Snasniovski, Lees, Dmitri Jankovski. Ja kollase kaardi teenib nüüd Indrek Neeme. On nüüd nii Varulil kui Neemel kaart all, et järgmised korrad on juba 2-minutiline karistus tulemas ja läheb Jankovski, vabandust, Uku Tanel Laast läheb siin raskele viskele. Seda magusam on see värav, mis Eston Maruski näppude vahelt sisse läheb. Seis viigis, Iien, Tulissaar. Serviti siis võtab rahulikult üles oma rünnakut. Joonel ootab siis Andres Rikken oma võimalust, püüdis Rudissaar läbi minna. Ja, hästi valis positsiooni väravas Nikola Naum. Tuleb Kehra poolkiirega. Ja nüüd võib-olla vahest ehk kiirustati. Tahtis väga sükest efektset söötu anda. Mis teeb Rudissaar? No nii. Mul oli juba korra tunne, et sealt pannakse veel see lind sinna värava poole teele ka. Üks vihane lind. Aga siiski Põlva Serviti jätkub rünnakut. Aga Hiiend, Rudissaar. Ei ole nüüd kellelgi väga söötaja siin. Peab ise tulema ja Tullov. Suurepärane vaade läbi kaameraobjektiivi. Kui väike ala oli, et see pall sealt läbi mahuks. Ja ta mahub. Tullov praegu selgelt võtab mängu enda peale rohkem. On siis täna puudu teine legionärist kahur Sergei Lubtšenko, kes siis palavikuga oodis igatahes head paranemist talle ja vastastelt ka Dmitri Jankovski võtab omakorda mängu enda peale. Sealt väravati tundi, Jaan Kauge nurgost, latt raksatab, aga pall väravas ei maandu ja Servit ikka proovib omaselt pooliku kiirega üle tulla siin. Maarja Karusegi mängu jäänud korraks. Ei. Ja Karuse jooksebki vahetusse. On ka tore näha, et november on siin Põlva Serviti mängumeestele samamoodi mõjunud. Kõigil on midagi ikka on lõua otsas, nii et on see Hiiend pääseb läbi. Ei pääsend. Ja nüüd on siis Hendri Sillast välja vahetanud Siivosok, kes siis mürgeldab joonel praegu. Avaneb ka päris hästi, aga ei leita teda sealt kohe üles. Käsi on üleval, viset vaja. Ja sealt tulla võtab ilmselt selle otse Naumile pihta. Uku tuleb nüüd. Kes läheb viskele. Sattus siin väljakule Kehra poolelt ka Mikita Jermaševitš. Aga nii. Ja omakorda nüüd Kehra peatreener Indrek Lillsoo võtab aja hetkeks maha.
ja Põlva Serviti tantsutüdrukud on oma etteaste lõpetanud ning mõlemal meeskonnal time-out. Üks time-out sellel esimesel poolajal võetud. Põlva Serviti, HC Kehra. Teise ringi kohtumine, 20 minutit mängitud, Serviti ühega peal. On olnud suhteliselt võrdne see tänane mäng. Ei julgeks ennustada antud pildi põhjal küll, kumb siit selle magusa võidu endale tasku pihtab. No täpselt nii, et ei näe kummalgi võistkonnal seda, et nagu oleks see vorm nii palju üle või see mängupäev nii hea, aga eks näha ole siis, kes siit duellist võitjana väljub. Servitil on nüüd kaitse väga kõrgel ja ongi siin Karuse vahelt lõiket tegemas. Saab Sokule, Soku suurepärane sööt Muugale ja mida Muuga teeb? Muuga paneb selle palli Naumi Hargi vahele peitu. Väravasse ei lähe. Mis aga hullem lugu Kehra meeskonna jaoks on see, et Marko Slastinovski saab juba esimesel poolajal teist korda 2 minutit. Ja et praegu ei... Ja ta saab selle Siivosoku takistamise eest. Selles viimases korduses ei olnud täpselt nähagi seda olukorda, aga noh, ju siis seal midagi ikkagi oli. Igatahes väravad Servitis saanud. Kehra jääb ühe mehega 8 minutiks vähemusse. Ja on see nüüd siin avapoole viimases kolmandikuks üsna keeruline kont pureda. Aga ei ole hullu, siin läheb edasi Kaupo Liiva. Ja on kaugele. Nii, 7-2 ka kohe siit Indrek Neemele. No ma saan aru, et mängumehena sa ei saa sellises olukorras lasta mehel emotsiooni saada sealt lihtsa viskena, et tõmbad tal julmalt selle käe sealt ära, aga kas teinekord see 2 minutit karmimaks karistuseks ei osutu? Kahtlemata nii see on. Ja nüüd Uku Tanel Laast seab tablooli viigi. Tabloo on meil kirev. 10-10. 21 minutit mängitud ja mõlemad meeskonnad vähemuses. Mängitakse 5-5-le. Ruumi on rohkem. Nüüd tulevad siis iga mängumehe omad meisterlikud oskused. Üks ruumi on palju rohkem teha. Ja nüüd on Põlva Servit on toonud ka noore Martin Kristjuk. Ja, noore mängumehe siin. Oi, Rudissaar nüüd paneb otse tere pihta. Selle paugu, aga ega siin muud ei ole, head aega kaitsesse tagasi. Liimeeli vähe äkki. Võib-olla tõesti on ta pingil praegu kogu seda ohtralt, sellepärast et järgmisel rünnakul läheb seda juba vaja. Nii, nüüd Kehra meeskond. Varul on hästi väljas. Tõesti, Serviti on keskelt kaitses hästi koos. Eston Varust väga hea tõrje. Vasaku käega alt toob ära. Kas tuleb kiire siit? Kristjuk, no läheb! Oi! Nii, ja Kaupo Liiva. Ja Eston Varus. Väike kalli lõppu. Eston on küll väga head mängu teinud. Hoiab elus. Tundub küll, et see tõrjeprotsent on ikka seal 50 juures. Eks ta annab endale aru, et täna ei ole ka paarimeest Deniss Laokest, ütleme võrdväärselt paarimeest Deniss Laokest kohe pingit võtta, et peab täna ise olema mees omal kohal. Aga samas ka Nikola Naum on väga head mängu teinud, et ei saa midagi tema tänase esituse kohta öelda. Ei olegi muud öelda, kui et 23,5 minuti järel on võrdsete lahing täna siin käimas ja Henri Hiiendi. Super vise, aga nüüd on siin Kaupo Liiva uus variant ja seekord ta seda teeb. Pall on väravas, Kehra on Põlvast Mesikepa hallis juhtima läinud. Oi, kui magus see on. Kindlasti oleks see sama magus, kui see seis kestaks teise poolaja samasse hetkesse, nii et
et igatahes Kaisa Tullov sai oma väikese puhkuse kätte ja nüüd on tagasi väljakul. ja nüüd mõlemad meeskonnad mängivad jälle täies koosseisus. Võete vaadata niimoodi. Ja siis väikesed mängumehed käisid meile siin vahepeal kaasa elamas. Meil tekkis muidugi rida küsimusi kohe, et kuidas me üldse saame mängust läbi telekaamera vaadata, aga selle käigus me unustasime muidugi Põlva Serviti ja Henri Hiendi suurepärase esituse siin maha magada. Seis viigis 11-11, 25 minutit kohe mängitud. Ja Kehra meeskond rünnakul Laast, Nastinovski, Jankovski, uuesti tagasi talle. Lokki, Sillaste saab, läheb lõpuni välja siit. Läheb. Ai, Kõri kallal oldi siin. Las ma aiman, mis siit tuleb. Ja tuleb see 2-minutine karistus. See on punane kaart juba. Uskumatu. Ja Kehra meeskonna olukord muutub nüüd väga palju keerulisemaks. Argumenteerimine veel peatreener Indrek Lillsooga. Kui sul on 2 2-minutilist karistust all, sa ei saa endale lubada sellist asja. Ja on punane kaart. Sa ei saa endale lubada sellist asja. Ja, et eks need Sillastel need jalad seal natuke kergelt alt läksid, aga fakt on see, et käsi oli Kõri ümber. Jah, vaielda on raske, midagi. Jah. Aga Sander Sarapuu. Mees hakkab lustima. Vara võib-olla veel siin esimese poole lõpus suhteliselt vigurid. Näeme uuesti. No ei. Siin löödi see käsi ikka sinna alla, et ei ütle küll, et Henri Sillaste kohta siin ühtegi halba sõna. Ei vindi siin viskama ikka. No on näha, et mees on tublisti teinud seda 7 karistusviskaja tööd ja püüab hoida seda mitmekesisust, mis on eriti oluline selle ameti juures, et jäi vähe puudu, aga ei ole hullu. Nii. Nüüd Kaupo Liiva kukub. Rohkem kui 9 meetrit siit ei järgne. Väikene niisugune kuivatusprotseduur. Korduses. Indrek Neeme ilusti siin kaitses sai jaole, et kes nüüd meil siin siia paremasse äärde tuleb siis Kehra võistkonnas. See selgub alles minuti pärast. Jah, esialgu tuleb nende meestega hakkama saada. Ega neil palju nii-öelda variante siin ei ole. Ja mis nüüd? Jätkas äkki. Nii. Neeme saab uuesti noomida. No, aga Neemel on 2-minutine all, nii et aga noh, see on tabeliliidrite võitlus ja siin peabki olema kõike. No nii, kes nüüd viske läheb? Aga jah, sihukese kavala tõukega Neeme. Ja uuesti lükkas Laastu tasakaalust välja. Saavad nüüd Kehra mehed siin korraks laske aru pidada, et kes siis läheb viskele. See on korralik punaste vägilaste armee ees, sealt küll ei oleks ükski pall läbi pugend, aga võib-olla nüüd. Käsi on üleval, viset on kiiresti vaja, läheb Liiva. Lokki. Ja ei tule siis midagi, Varus paneb palli kiiresti mängu. Läheb Huugale. Jalg oli võib-olla joonel, võib-olla ei olnud. Aga Henri Sillaste, mees omal ei olnud. Üle otsa joone läks ja mängiti külje ja audist lahti. Nii, kohe on Kehral ka aeg siin läbi ja Andreas Rikken püüdis palli siis, kui mees oli juba 50% juba kukkumisest läbinud. Aga veel selle juures ta suudab selle sinna väravasse toimetada. On oskust. On oskust. Et Serviti meeskond läks juhtima. Jäi siis Kaupo Liiva ikkagi paremasse äärde ja siia parem sisemiseks tuli siis Nikita Jermaševits. Ja tuleb kiire 2. Henri Hiiendile.
ei saanud küll nüüd. No vaatame. Nii. Ja, Selga. ikka, Arusaadav. Sirgete kätega selga. See on väärt 2 minutit. On nüüd siin üsna siukseks pauside rohkeks mäng läinud tulenevalt nendest karistuste andmisest ja platsi kuivatamistest. See hoog, mis mängu alguses siin oli, et on ikka nüüd lõpuks ära surmatud. Aga Uku Tanel Laas siis 7 minuti karistust iseti realiseerimas. Ja Eston. Ja nüüd on Estoni kord vaadata kaitsete peale. Tema tegi ju kõik ära, mis ta sai. Ja Eks seal on raske ka selle kaitsetel, et kui see pall tuleb ikkagi otse tagasi, siis ega sealt kaitse saad 2 meetrit kaugemalt. On raske jõuda selle pallini. Ja ennem, ütleme niimoodi. Ei olda ju ühel joonel. Nii et esimene poolaeg, 12-12, võrdsete lahing. Nüüd on kandnud nüüd Kehra meeskond kaotuseisu, Karusen kaotamas palli, Rudissaar päästab veel, nüüd on kiirelt iset vaja. No kellele? Rudissaarele, läheb ise plokist üle otsajoone, Muuga paneb nurgast palli mängu. Vanna Aisat Tullov, kust minnakse viskele. Aga eks seal käsi vist oli üleval, et... Ja, et midagi oli vaja teha. Nüüd on Kehral aega, on nad ühega ka veel peal. On seal ääres vaba. Muuga praegu. Suurepärane tõrje. Suurepärane kaitsetöö. Oli sealt kohe Kaspar Lees 1-1 pääsemas väravavahi vastu ja nüüd Eston Varusk välja ja Maarja Karuse sisse. Ega midagi kaotada ei ole. Nüüd on tähtis, et ei tuleks sükest serviti poolelt. Rumalat pallikaotust. Rumalat pallikaotust, just nimelt. Värav on tühi. Kes nüüd selle viske enda peale siin võtab? Karuse. Jaa. Oli see käsi siin nõks kõrge, eks? Jermaševits ole pikk poiss kah, et tal see käsi õlakõrgusel ongi seal, kus Karuse kõri on. Joonele Rikkenile. Ja siit nüüd postist põrkas üle küljeaudi. On jäänud 4 sekundit. 3. Jermaševits viskele, Varusk tõrjub. Ja sellega on esimene poolaeg lõppenud. Ülipõnevast kohtumisest, kus Põlva Serviti HC Kehra on lõpetanud viigiseisu 12-12. Oleme peagi tagasi. Seniks tõmmake hinge, minge tehke köögis üks mahlane võileib ning kausitäis popcorn, mis sellest põnevuks jätkub teiseks poolajaks kindlasti rohkem kui kamalaga.
Listavõitjad, siis võtame eelmine numbri. Ja see on pilet numbriga 142, 142. Liidub sellist numbrisi ja vastata. Ja ilmavali siis puhul ka. Tänase ilma puhul kindlasti ära. Ja põrani mõistatud ja auhinnad jäädatud, nii et võib jätkata mõlema teise poolaega. Head kaasaelamist! Tere tulemast tagasi Põlvasse Mesikäpahalli Postimehe ja Mindmedia vahendusel, kus Eesti meeste käsipalli meistrivõistluste teise ringi kestvuskohtumises on omavahel vastamisi Põlva Serviti ja HC Kehra ning ülipõneva ülivõitlusliku avapoolaja järel on seis tablool viigis 12-12 ning võib arvata, et teine poolaeg tuleb kindlasti sama põnev kui mitte põnevam. Hiiend kohe aiaga. Nikola Naum püüab selle palli. Üritas siin kohe väravahti kontrollida Hiiendaga. Ise oli liiga ette arvatav. Aga vaatame siis, kes siin Kehra poolelt praegu teiseks poolajaks väljakul on saadetud. Vasakust äärest Kaspar Lees palliga praegu. Vasak sisemine Dmitri Jankovski keskel Uku Tanalaast. Parem sisemine Nikita Jermaševits praegu väga võimsa viskega. Ja parem äär siis Kaup Oliva ja joonel Jaan Kauge. Ja vastu siis ka Serviti koosseis vasakust äärest Henri Sillaste, Henri Hiiend, Raiko Rudissaar, Roman Aisatullov, Kristjan Muuga. Joonele tuleb kohe Andreas Rikken ning väravas Eston Marusk. Kohtunikud täna Edvin Härgin ja Laur Lantsev. Ja Muuga läheb. Ja Nikola Naum tõrjub. Oskas oodata sinna, anda Muuga ennegi lasknud sealt. Aga hästi, et tegelikult mängitud selline ootamatu sööt tagasi äärde.
ja sai ka päris hea nurgalt viskele. Aga jah, Naum on väga head mängu tegemas. Seega, kui veel võtta nendele pealtvaatajatele, kuulajatele, kes on värskelt mängu tulnud, kui anda väike ülevaade esimesest poolest, siis oligi suhteliselt punkt-punktis mäng. Et võib-olla kõige olulisem hetk oli see, kui Markus Lastinovski sai 3. 2-minutise karistuse ja Henri Hiens jääb vahepeal tabloole viigi 13-13. Et kui Lastinovski sai 3. 2-minutise karistuse ja pidi punase kaardiga mängust lahkuma, nii et niigi õbluke Kehra Pink sai juba esimesel poolajal korraliku löögi, et ollakse veel vähem. On nii-öelda veel vähem mängumehi sealt, keda väljakule saata, nii et loodetavasti mehed ei väsi ja meil jätkub võitlust ikkagi korralikult ka teise poole ehk mängu lõpuni välja. Jankovski läheb ja oi. Jah, et kui ma praegu vaatasin, siis Kehra pingi peal on ainult 2 varumeest. Teine väravavaht ja siis üks noor mängija. Et saavad siin Kehra mängijad päris suure koormuse täna. Aga Serviti rünnakut üles võtmas Rudissaar, Hiend. Muga lõikab alla. Hiend tõstetakse ise blokki. Ei saa, tuleb. Aisatullov. Ja nagu naelapüstolid lastud, lendab see kuul sinna posti äärde keset väravat võrku. Näeme seda korduses veel Narki. Naum lihtsalt ei küüni sinnani. Ja kui võib-olla tundiski seda õnnalt seda palli, siis igal juhul. Tundus, et natuke õli vist. Isegi seal väiksed näpuriivakad. Head küüned olid aetud, muidu oleks need tagurpidi, aga Dimitri Jankovski. Praegu mängib äär vaba ja nüüd Kaspar Laes. Väga hästi Kehra mängis praegu. Ja oli siin mõni Serviti mängija üle, nii et pool kiirrünnakut siit ei saanud ja tuleb tõesti hästi. Esimesse nurka Eston Maruskile. Samas ka Serviti pole nagu jõudsalt enda koosseisu vahetanud. Et siin Aisatullov on saanud paar minutit puhkust. Hiend on ka saanud siin natukene puhkust ja ääremehed on ka vist mängid siin täitsa 30 minutit järjest. Et pole ka Serviti oma sellist pikemat pinki proovinud ära kasutada. Prooviti siin Henri Sillastele teha. Kiirne Jaan Kauge ala sees. Oli väga magusalt siin läbi pääsemas. Nüüd juba Serviti teeb omakorda. Hiend läks praegu kohe nüüd üle pani peale. Kes läheb viskele? Uku Tanel Laast. Hea. Mis saab? Kas tuleb kiire time-out Kalver Mustingu poolelt, sest Kehra on läinud 2-ga juhtima. Ja nii on. Võib minna sensitiivide saatesse lausa. Või siis võib öelda, et siin on väike mängukogemus, aga on tõesti see teine poolaeg alanud niimoodi, et 12-12 seisud on siis Serviti saanud 2, Kehra 4 väravat. No millega on Kehra nüüd teisel poolel üllatanud? Või millega siis Serviti ei ole üllatanud? Ärme segame vaatajaid, vaatame tantsuturud. Selge. Ja tantsutüdrukud on oma 50 sekundit kasulikult ja ergutavalt ära kasutanud ning pall on Põlva Serviti mängumeeste käes. Aga tulles tagasi su siis küsimusele, et ma arvan, et
praegu on olnud serviti esimese poole kaitse ja küll jätnud soovida. Keera on ikkagi iga rünnakul peaga jõudnud väga vabalt, väga vabadele viskepositsioonidele ja eeskätt on kaitse see, mida serviti peab parandama. Ja Kehra on ka hästi ära realiseerida oma võimalused. Nii, aga vaatame, Kristjan Muuga. Hinda peale. Kaunis avanemine joonele. Oli seal väike kommunikatsiooniprobleem, et ei räägitud keskel kaitses. No eks ahvatlus Henri Hien lukku panna oli nii suur, et Läks meelest üldse vaadata, mis seal joone peal toimub. Jah, et Kristjan Muuga oli sinna appi tulnud. Ja nüüd Jaan Kauge saab selle palli ja seal ei küsi. See õlg paugutab kiirelt selle sisse. Ja nüüd siin... Ja, super sööd praegu hukult. No tõesti. Kaunis on vaadata. Saab ka serviti meeskond lõpuks palli mängu panna. Jooksis siin vahepeal juba Mikola Naumini välja. Aga läheb edasi, Rudissar Hiiend, Aisatullo. Kõik on siin tagaliinis maad murdmas ja võtab nüüd Aisatullo 1-1 ette. Ja oli väga lähedal praegu. 7 meetrit välja meelitada. Muuga on uuesti joone seal kaarte segamas. Nägi, et Kehra meeskonnal võivad seal ära kaotada olukorra. Nii, ja mis nüüd? Katteviga. Ja. Ei näidki päris täpselt mina seda, mis seal vilistatakse siis. Jääb meile mõistmatuks see vist hetkel. Ja ilmselt seal mingi vale kate või otsa jooks või viskid sealt teiti. Igatahes on see Kehra meeskonnal andnud võimaluse minna 3-ga peale ja tuleb Dmitri Jankovski. Ja ei, kui lähedal oli praegu. Saad läbi pääsemisele, aga libastus. Ja 90 meetrit lahti. Jermoševits, Laast, Jankovski versus Varusk ja Varusk peal. Ja nüüd serviti meeskond saab siit kiirrünnaku realiseerida. Kui nad siit täna võitu tahavad ja jätkata oma hooaega täis eduga, siis kindlasti on seda... Äär vaba praegu. Kaupo Liiva kindlalt üles lati alla. Vahe 3. Ja olgem ausad, ei ole üldse tunda, et Marko Stastinovski oleks punase kaardiga väljas. See ongi see niisugune vastupidine reaktsioon on tekkinud, et Kehra on võib-olla sellest saanud sellist innustust juurde. Nagu on see poliitika maailmas, et antireklaam on ka reklaam. Subida söötu tuleb sealt. Ja kes seal andjaks oli, kas Rudissar või? No tundub, et nagu serviti oleks 10-ga peal siin vahepeal sööte vaadates. Ja käsi üleval, viset vaja, Tullo. Ei, sealt ei üllata Naumi. Naum on ka... See praegu tegemata. Naum on ka täna väga hea mängu teinud. On ta alati seda teinud Põlva serviti vastu minu arvates. Ta nagu tunneb neid serviti mängijaid ja ta on erilist tähelepanu pööranud, et kuhu keegi viskab ja oskab see mees õigel kohal olla seal väravas. Nii, Kehra, Laast ja jälle siin hoidi lähedal praegu Kaspar Leisi vabaks mängimisel äärde. Jermoševits. Jalad maas. Pikkust on mehel üle 2 meetri ja pannakse lihtsalt sirge käega üle ploki see asi sealt sisse ja nüüd Varulile. Ja ei ole midagi teha, serviti ei saa värava lisa. Ja korralikud 10 minutit on mänginud HC Kehra, nii rünnakul kui kaitses. Ja super sööd praegu, aga Varul ja sai praegu Naum jala vahele veel siin. Vahe 4. Vahe 4, jah, täiesti.
et on siin Kehra meeskond korralikult kätte maksnud Servitile nii-öelda avaringi kohtumise eest. Et kas siin tõesti võib hakata natukene rolli mängima ka see, et Servitil tõesti 8 päeva jooksul juba 4. kohtumine, et lihtsalt see tippteravus on meestel kadunud siin. Nüüd Varuskilt suurepärane tõrje. Ma ei tea, kas sa oled kursis ka Kehra mängugraafikuga? Mina näiteks ei ole. Ei kurtnud küll Lilsoo, ütleme, mängueelsetes kommentaarides seda. Neil oli ka siin ju Balti liiga nädalavahetus. Vot siis küll jah, et ei oskagi seda öelda jah. Igatahes Indrek Lilsoo sõnad ja hästi Rudisar läheb läbi. Ei tule siit 7 meetri karistusliidet. Et Indrek Lilsoo mängueelses kommentaaris ütles, et Kehra on ikkagi hooaja parimas vormis praegu, et ja seda on mängupildist igati näha ja väga sümpaatse kohtumise on nad praeguseni siin andnud. Ja Servitil on nüüd veel võimalus rünnakut jätkata, käsi püsti, kes läheb asjad Tullov. Ei, väga pehmeks jääb see ise ja Mikola Naum lausa püüab selle, nii et ei on see mingi probleem siin. Tuleb Laast. Jermaševitš. Esimesest lainest kohe väravat ei tulnud. Ei tulnud ka peale viset, et võetakse nüüd rahulikult. Teevad siin ka korraliku lärmi juba Kehra fännid, kes on siin hoo üles tõmmanud. Laast. Jermaševitš. Jah, et tark internet näitab meile, et Kehra pidas nädalavahetusel 1 kohtumise siis Viljandiga. Viljandi alistati 3 väravaga kodus. Seega üsna magus võit juba Viljandist, või tähendab Kehrast kaasas Viljandi vastu. Natuke lihtsam see graafik neil oli, et kodus 1 mäng, Servitil võõrsil, Leedus siis 2 mängu. Aga noh, selle taha ilmselt siin praegu tugema ei saa hakata. Jah. Sest et noh, Kehra on ikkagi siin praegu mängib ainult 7 mehega. Ja Kaspar möllab Kaspar Lees siin ja möllab nii kaua, ise ka ei usu. Kuidas see võimalik on, et esimene sisse läinud, aga jumal tänatud, et pall tagasi tuli mulle. Ja Kalmer Mustingul ei ole muud kui teisel poolajal 5 väravaga kaotusseisu jäädes võtta teine time out. Ja ausalt öeldes selle kõige peale nautige teie tantsutüdrukud, me võtame ka time out'i. Oleme tagasi Põlvast Mesikäpa hallist, kus Eesti meeste käsipallimeistrivõistluse tõsjeringi kohtumises Põlva Serviti HC Kehra vahel on käimas hooajakeskne põnevuslahing ja Põlva Serviti on omas kodusaalis oma fännide ees jäänud 5 väravalisse kaotusseisu. Ei ole ka olnud teisel poolajal, mida alustati 12-12 seisult, sihukest häid lahendusi rünnakul. Lisaks ei saada hakkama kaitses Kehra pidurdamisega, nii et väga hea söötud muidugi Varulile. Ja võib öelda lõpuks ometiga üks positiivne lahendus siit Serviti poolelt. Üle pika aja üks positiivne rünnak, jah. Et kas siit saab uust innustust juurde, aga igatahes on Servitanud tõsises raskuses teisel poolajal Kehra pidurdamisega. Ning seda näitab ka tabloo, kui
Magusat võitu on napsamas siit AC Kehra meeskond. Aga mängida on veel küllaga, et rutta asjadest ette. Loomulikult on siiski Kehral ka see, et pink lühikene, vahetusmehi põhimõtteliselt enam ei ole. Ja kui nüüd hakkavad siuksed entusiastlikud visked tulema, siis võib see eduseis sulada kiiresti. Ja Roman Aizatulov ütleb, et nii hakkabki minema. Mina olen valmis väravaid viskama kus iganes, kas või Mikola Naumi Hargi vahelt. Kui esimest time-out'i Kalmer Mustingul oli vahe 3, siis see kärises 5 peale, siis nüüd teise time-out'i järel on see vähenenud. Tundub, et on korralikult mehi töödeldud. Ja nüüd taaskord möödavise oli see Jankovski, jah. Ei saanud aru, miks ta kohe ei viskanud, väga hea. Muidugi. Ja oli siin palju juba Kehral olemas põhimõtteliselt, aga Liiva rabistas liiast sellega. Kohtunike paar Laur Lentsev ja Edwin Härgin annavad rünnakuõiguse üle taaskord Servitile, nii et ei maksnud praegu ka kätte Roman Aizatullovi kiirustatud pealevise siin, et tahtis noormees väga kiiresti seda vahet veel väiksemaks saada siin emotsiooni pealt. Joone tõsta hiiend. Ja nüüd tehakse Kehrale Kehrat. Auma väga vihane praegu. Kuidas ei saada seda põrkuvat sealt kätte? Ja on Kehra maha mänguga edused. Mis võitlust me siin ära näeme, mis lahing? Uskumatu. Võib nimetada seda teiseks maailmasõjaks, kus kord üks, kord teine peal, sõidetakse siia sinna poole riigi piire. Hiiend, kas siit saab? Ja nii, siit tuleb. Ja saab. Hiiendile teine 2 minutit. Sai taga esimesel poolel ühe. Saab poiss natuke puhata ka. On kõvasti rapsinud täna. Kui sa nii ütled. Ei, on. Mees on korralikult siin kuhuma andnud ja tõesti, nagu sa enne mainisid, siis ega Kalmer ei ole täna väga mehi tahtnud vahetada. Taast. Äärest. Natuke halb sööt. Jensevits. Jälle. Ja kauge. Kehra selline leivanumber juba ülekaalu vahendamisel. Võtab see joon seal selle positsiooni sisse. Väga hästi. Seal oli ikka väga vabaks jäetud. Sealt oleks söötu tulnud, siis ma ei tea. Tuleb Maarjo Karuse. Väravavahi asemel sisse. Udissar, Aizatullov, ka nüüd. Udissar, joonele suurepärane sööt Varulile. Ja Varul ei eksi sealt. Jäi see pall küll sinna randme ja käe vahele kuidagi niimoodi tõmmatakse sealt ikkagi sinna väravapostide vahele ära, nii et seis taaskord 2 ja Eston Varus, suurepärane tõrje. Ja Põlva serviti siis omakorda rünnakud üles võtmas, vähemuses veel mängida 30 sekundit jäänud. Ja aega on praegu, venitatakse seda kummi nii pikalt kui vähegi võimalik, et läheb rünnakul, kus läheb vähemalt kaitses, võiks olla täies koosseisus jälle tagasi. Käisi üleval, iset vaja, Aizatullov. Ai jumal! Väga tähtis praegu. Uskumatu, mees paneb ilmse kuuli ja siis longib niimoodi nagu peale 10 kilomeetri sprinti tagasi vaikselt sörkides. Ees äärest. Ja Eston Varus on otsustanud, et kõik Kehra on oma 20 ära visanud, rohkem ei lase. Praegu on küll näha, et Aizatullovil on maalad on ikka nii väljas, et aga tuleb pingutada praegu. Ise ka juba suust keele välja. No,
andke vahetust, aga no ei ole anda sulle kellegi pealt. Kallis Roman, ei ole võrdajat praegu panna. Lase nii kaua, kui torust tuleb, sa oled kuu. Ja pannakse veel ja oi! Ja nüüd! Mis toimub? Kehra täielikult lagunenud selle 5 minutiga ja Indrek Lillsool ei jäägi muud üle, kui võtta see aeg maha ja uskumatu. Ja seis on viigis. 15-20. Läheb mööda 5 minutit ja on 21-21. No ma ei tea, ma olen näinud seda logo, käsipall on lahe. No ikka siukseid mänge. Lust on kommenteerida, võib öelda, et kommentaatoril endal seljas märg ja siuke külmaväring jääb üle, et no mis järgmiseks? Mis üllatusi veel pakutakse täna? 2 minuti pärast on ilmselt Kehra jälle 6 ees. Ja siis jälle serviti 7 ees. Ja siis jääb viimase sekundi kiirrünnaku otsustada, kes võidab, on ju. Ja siis lõpuks jääb pingi. Jah. Siis võib-olla oleks lõppkokkuvõttes kõige ausam tulemus siit, aga eks seda näitab ikkagi lõpus mängupilt. Jälle siin see närv lõpuni vastu peab ja ei, põnemust on siin küllaga. Näeme siin veel toredaid kordusid, ilusaid sööte ja häid esitusi. Ja see oli super vise siin 10,5 meetri pealt. Triller on lahti Põlvas mesikäpa hallis. Kehra võtab rünnakut üles. Lees, Jakovski, Laast, Jermatševits, Liiva ja Kauge siis rünnaku koosseis. Jakovski, Jermatševits lõikus alla, Laast, käsi üleval, ei ole. Vaatasin juba, Jakovski. Nüüd on käsi üleval. Ja Varus püüab selle palli. Jakovski muidugi korralikult hakiti ka seal joone juures, aga ja nüüd Sillastele sööt ja pall väravas ja siit tuleb 2. Siit tuleb Liivale 2. No, Hendri Sillastel lööb käega, eks ta saab aru, et ta on ise teistele poistele ka samu asju teinud, aga no ikka väga nahaalselt lendas selga. Ta juba esimesel poolel seal seisis seal ala sees, pani selle puki Sillastele. No ta täpselt samamoodi. Siin ei ole midagi vaielda. Nii, väravat ei loetud, nagu ma aru saan. Väravat ei loetud. Sander Sarapuu ilma trikkideta. Ei. Ja Serviti läheb juhtimisele kohtumist. Kas harkide vahelt? Oli see harkide vahelt? Oli harkide vahelt. Nahaalsust on sel mehel. Noor mängumees, aga mängib väga hästi seda 7 meetri karistusvidet. Jermaševitš hopsti ja palli kaotus nüüd. Oli lähedal. Kehtale siit. Ja nüüd Aisat Ullov peab palli üle tooma. No nii. Küsin, kas siit hakkab Kehra lagunema? Ma olen siin mängus kõike näinud praegu, et ei tahaks seda küll väita, aga 10 minutit on lõpuni. Praegu mehed lihtsalt seisid, mitte keegi ei võtnud. Tunnen küll selline. Joonemängija Hendrik Varulipp. Siis ta hakkab see püssirohi siin otsa saama. No nii, mis aitaks Kehrat praegu? Üks ilus rünnaku lahendus. Jah, värav. Optimismi kõvasti juurde. Laast. Ei. Õnneks sulle kaitse näppuda, nii et käsi on küll püsti juba. Ja ei, Kehra meeskond eesotsas Indrek Lillsooga võtab ka kiiresti teise vaheaja ära, et veel viimased sõnad peale viimases 10 minutiks lugeda. Ausalt teeme meiega väikse joogipausi, et kurk ikka väga juba kuivab.
Oleme tagasi Põlvast Mesikepa hallist, Põlva serviti HC Kehra. Kord Vestmana all ja Piibeleht peal ja siis vastupidi. Nii on kulgenud tänane kohtumine. Läks serviti juhtima, tuli Kehra järgi teise poolaja alguses. Magus eestminek Kehra meeskonnal tundus, et juba veeretavad selle võidu enda kontosse. 5 väravaga juhiti 7 minutit tagasi veel 20-15 ja seejärel algas serviti meeste soolo. Ja nüüd adressaadita sööt pandi sinna joone peale minema. Ei olnud keegi seda valmis ja Rudistar kiirelt. No, ei olnud ka see väga loogiline lahendus, võib-olla siin Sips kiirustatud võib-olla. Mida sina arvad, kaaskommentaator Tõnu Jõks? Jah, oli küll. Mõtlema natuke. Jah, eks seda ampsu ole raske siin alla neelata, mis me siin täna oleme endale suhu saanud, aga sellist käsipalli me oleme tahtnud ikka kogu aeg näha, et väga hea ja nüüd ei tule. Oleks olnud siuke väga magus värav praegu Kehrale. Eston Marust. Eston Marust küll ees. Oma helesinise väravavahi jalanuuga tõrjus selle suurepärase viske seal. Sirgjoonelised ette nurka. No tõesti, kas on hüppeliigest vaja, kui sul on lihtsalt käsi nii kõik jalad maas, teine värav sellised. Küll on sellised, võiks öelda, aga otsustavad hetked siin Kehras, kui nad suudavad siin ikkagi kaitsest nüüd paar palli ära tuua, siis on meil kõik lahti need joone tõste. Öeldakse võrkpallis ju selle kohta, et mängumeeste minutid on alanud, et ja ei blokist praegu viiendi ise. Ja Muuga saab siit 2 minutit. Siin ei ole midagi. Läks väga optimistlikult seda palli lõikama, oli lähedal, aga jah, päädis see kõik siis sellega, et tuleb hoopis 8 minutiks puhkama asuda. Ja on see Kehra meeskonna võimalus nüüd nii-öelda mängu tagasi tulla. Laastur ka vahepeal sussi alast tulnud. Aga hetke võib-olla siin hinge tõmmata, kui tõesti ongi niimoodi, et ei ole ju Kehra väga pinki, et korrakski nii-öelda sügavalt sisse hingata ja viimaseks 8 minutiks kõik veel välja panna. Nüüd on jälle Kehra siuke eelis, et ülekaalus mängida, nad peavad siin väga efektiivselt selle ära kasutama ja äärele ei pääsenud. Väga peenete söötudega taheti siin jõuda resultaadini, seda ei saadud. Jankovski. Ja hästi seisab praegu Kehra või serviti kaitses tähendab. Ei olnud sellist otsustavust praegu. Kehra mängias käsi üleval viset vaja ja joonele ja 7 meetrit. Asjad tulla vala sees, ei ole ise rahul küll selle otsusega, aga jah, pigem ma arvan mina, et oli õige otsus. Ja, selgelt ala sees. Uku Tanel Laast versus Eston Marus. Ei ole Laast täna eksinud 7-tel. Ja ei eksi ka seekord. Seis viigis. Serviti 23, Kehra 23. Mängitud teisest poolajast 23 minutit. Põlva serviti tuleb rünnakule ja Hendrik Varul siis tuleb Eston Maruski asemel joonele ülistama. Servitil värav tühi, rumal palliskaotus on andestamatu. On nüüd ka Sander Sarapuu tulnud. Appi sealt jooksiski ära. Super tõrje praegu Naumi poolt. Ei kiirustav, kuigi on siin veel 20 sekundit jäänud Kehral ülekaalu ära kasutada. See oleks väga magus neile. Siit rünnakult ka enne suudaks skoori kasvatada. Ja oi, jumal
palli kaotus praegu. ja Roman Aisotulov ja kindlalt alla nurka. Põlva Serviti läheb vähemusest taaskord juhtima, kiirrünnaku üritus. Kaspar Lees. Kaspar Lees kohe viigistab. Hea, viimaseks 6 minutiks läheme seisu taaskord viiseisult 24-24. Küll on raske siin ennustada, kuhu tänase siin ei tea mitte midagi. võit läheb. Aga selle kohta me saame kindlasti lähema 10-15 minuti jooksul selgitust. Muuga nüüd paneb Servitile palli mängu. Rudissa, Hiiend, kes läheb viskjale. Aisotulov võtab. Aisotulov, ja oli siin vist kaitsjate ja väravahi vahel väike kommunikatsiooniprobleem, kaitsjad panid esimese nurga kinni. Naum lööb. Aisotulov senimaani küll väga tähtsaid väravaid siin lisanud. Siis kui vaja on, siis ära pandud. Ja Laast. Tankovski on seal siis nüüd. Jermaševitš. Läheb viskele, blokki. Seekord pandi... Neeme pani korraliku katuse siin. No Neeme on juba natukene tema kasvumees ka, et võiks juba küündida. Laast. Ei lähe ise, Jankovski. Eston Varus. Ukulanen Laast. Päris kiiresti ei anna minna. Nüüd pool juhtumisi. Oi jumal, Hendrik Varul. Ütleme ära selle lihtsalt. Ei jõua seda söötu jälgida ka Hendrik Varul. On teisel poolajal väga hästi tulnud mängu nüüd tagasi. Oli ta esimesel poolajal lõpus võetud pingile, sai Rikken omad võimalused, aga nüüd teisel poolajal on ridamisi väravaid Hendrik Varul toonud Servitile. Ütleme nii, et seal selle Naumi jala ja posti vahel oli täpselt selle palli jagu ruumi ja see pall sealt vahelt läbi ka läks. Rätsepa töö, midagi pole öelda. Jermaševitš. Ja Neeme siin. Ja nüüd kaugele. Ja kauge. Ja on kauge. Ühtlasi ka HC Kehra nii-öelda teine treener. Toob joonelt selle 2 punkti ära. Jermaševitš jäi nagu vilet ootama või midagi vaatama, kus see Neeme kadusid. Ei tulnud vilet, aga tuli Jaan Kauge. Igatahes Kehra vahendas vähe minimaalseks. Ja nüüd jumal, ei jõua enam, Aisotulov ei jõua isegi tagasi enam joosta. Ja tuleb vahetusse. Ja tõesti supermäng praegu siiamaani Aisotullovilt. Ja kes tuleb Aisotullovi veel välja? Tuleb Rikken, ehk siis pannakse sinna teine joon. Nüüd Kaupo Liiva. Kaupo Liiva. Sillaste läks natukene vara lõikama. Ja vahe taas minimaalne. Õnevus püsib lõpuni. 2,5 minutit kohtumise lõpuvileni. Kaua see Aisotulov siin puhata sai, võib-olla 10 sekundit maksimum. No kaitse ei pidanud Servitil. Sai võib-olla selle, äkki ei võtnud vetki lahti teha. Arvan küll. Ja tuleb. Aga õnnega pooleks siin praegu. Oli praegu õnne Servitil. Peab mainima ka Kristjan Muuga mängumehe kohavalikut, kes on mees õiges kohas. Nopib selle nii-öelda taevast kukkunud kirsi ja paneb selle kenasti sinna tordile. 28-26. Põlva Serviti juhtimas kohtumist. Ja kui Kehra siit väravat ei saa, siis läheb neil võita juba väga keeruliseks. Nii, siit 2-minutine karistus. Kas see on Henri Hiiendile, see tähendab punast kaarti? Ilmselt ei anta siin midagi. Okei, siis oli võrdsete maadlus. Kordust oleks huvitav näha. Seda me näeme. Tuleb. Ja. Väikse heite seal nagu
väikse judos oleks punkti saanud küll, aga Pudõlin vaatab kui potentsiaalselt koondise meest, aga Kehra jätkab rünnakut ja Kaupo Liiva, no nii. siit saab praegu Varul siis 2 minutit. Mida ei teinud Hient seda Varul, ta ei taha isegi näha seda. Ta teab, käed puusal. Nii, üks mees sai 2, aga 2 meest lähevad veel pingile. Noh, kuna siit tuleb 7 meetri karistus, siis on hea, et tõesti lonks vett, näpumääret juurde ja valmistuda rünnakuks. Nii, ja nüüd, seda trillerit me siit ootasimegi. Veel on serviti 2 peal, kohe ilmselt kohe 1-ga. 1,5 minutit lõpuni, serviti 1-ga vähemuses. Kõik on veel lahtine. Suurepärane kolmapäeva õhtu ja ma ütlen teile, head pealtvaatajad, kui tahate pärast intervjuusid kuulata, siis pakun kindlasti võimalusel mõlema meeskonna esindajaga, seda on see siis peatreener, on see siis kes iganes sealt. Aga värav on praegu tühi. Palju kaotus oleks väga halb siin. Rudisar juba siin natukene. Aisatullovit võetakse peale. Rikkenile joonele. Aisatullovi arvel praegu juba 11 väravat. Käsi on püsti. Ja kas läheb, paneb mees 12. veel. Läheb, saadetaks. Ja Rikken praegu. Tagasi potsetanud palli, nopib Rikken. DJ Janek Tennosaar laseb juba We Are The Champion muusikat ja on kauge. 7 meetrit siin. Nii. No siit läheb nüüd kiiresti see 7 meetrit kohe. Jah, posti. Ei tule. Ja see on kallid käsipallisõbrad, Põlva Serviti on võitnud selle kohtumise 29-27, selle ülipõneva kohtumise Põlvas Mesikäpa hallis. Suurepärane show, võimas võitlus, võimas esitlus mõlemalt poolelt. Vestman all, Piibeleht peal ja vastupidi. Sellist mängu ei oleks võib-olla isegi osanud kõige paremates unenägudes siin ette aimata, või siiski? See kõik ütleb meile üht, et siin karikavõistluse Final Four on ilmselt ka väga põnevaks kujunemas. Igatahes tore, et vaatasite, tore, et kuulasite, loodetavasti saite sama võimsa elamuse kui meie siit, kes tahab veel jääda kommentaare, mängujärgseid kommentaare kuulama, siis kindlasti ärge kaduge Postimehe ja Mindmedia vahenduselt lehelt, aga oli võimas. Serviti parim täna ja siis üleplatsi mehena, aga Roman Aisatullov 11 väravat, Keeral resultatiivse Mukkuna laast 8 väravaga. Aitäh meie poolt ja kui ei kohtu Mesikäpa hallist ennem, tõenäoliselt ei kohtu, siis kindlasti 3.4. detsember ja karikavõistluste Final Four. Aitäh, ilusat õhtut!
oleme mängujärgseks kommentaariks püüdnud kinni Põlva Serviti peatreener Kalmer Mustingu. Kõigepealt, Kalmer, aitäh tervele meeskonnale ja sulle ka selle võõratu show eest, selle võimsa lahingu trilleri eest, mis siin Põlvas Mesikepahallis just toimus. Kuidas see võit Servitile, kui raskelt see tuli täna? No ta tuli raskelt, et eks üks põhjus kindlasti, miks ta meile raskelt tuli, esimesel poolajal oli juba seal peale esimest 15 minutit näha, et mitmed mängijad vajasid vahetust ja kes tavaliselt isegi ei näita, et palun vahetust, siis täna nad palusid. Meil oli täna nagu 8. päev ja 4. mäng ja kõik mängud suhteliselt võrdsed, rasked tähendab võrdsed, eks ole. Ja mängijatel seal on ikka selline väsimus oli täna tunda, et väga kergelt meil see asi ei tulnud. Aga teine poolaeg oli jah tõesti, nagu sa ütlesid ennem, et selline hea triller, meile hea selles suhtes, et meile lõppes ta võiduga, et esimesed 15 minutit olime tõeliselt nigelad rünnakul, ei suutnud isegi neid 2-3 momenti, mis meil olid kindlad võimalused, isegi neid ei suutnud ära realiseerida ja jäime -5, aga mõne minutiga peale viimast time-out'i ronisime sellest välja. Rõhusin time-out'i ajal väga kõvasti mentaalse poole peale ja ma loodan väga, et see ka mõjus ja leidusid need mehed, kes lõpuks selle rünnaku oma peale võtsid. Vaadates veel ikkagi seda vahetuste tegemist, siis kaaskommentaator Tõnu Jõksiga arutasime, et tegelikult nüüd päris vähe vahetasid ikkagi, ütleme siin enim väravaid 11 visanud Romannile. Tegelikult võib-olla hetkeks sai ta ainult joosta ära, et kas oli teadlik või ei olnud lihtsalt pingilt niisugust võrdväärset meest täna asemele panna? No meil on samale positsioonile üks mees, see on Martin Grishuk ja Martin on praegu väga ebakindlalt mänginud, need eelnevad mängud kõik on seda nagu tõestanud ja tema mänguminutid olid tõesti loetud esimesel poolajal võib-olla 3-4 minutit ja sellega oligi kõik ja Roman oli ja Romanile põhimõtteliselt kaitses ka, üritasin siin päris lõpus paar kaitset nagu vahetust leida, jäin natuke sellega hiljaks, oleks pidanud teda kaitses nagu varem, vähemalt kaitsest vahetuse andma, aga Roman vedas meid, täna oli see mees, kes mängu lõpus vedas selle võistkonna võidule rünnakul. 3.–4. detsember on Põlvas siin Mesikepahallis tulemas karikavõistluste Final Four. Kui palju saab Põlva Serviti meeskond enne seda puhata, kas üldse saab ja millised ootused on sellele 2 päeval? Puhata saab, me lähme oma tavalise rutiiniga edasi, et nädalavahetused nüüd on vabad, mehed saavad oma mitu puhkepäeva kindlasti, võib-olla praegu on nagu see plaan tegemata, et ootasimegi, et see mäng ära mängida, et siis võib-olla sellist edasist plaani panna paika, aga kindlasti need puhkepäevad tulevad, kindlasti me valmistume sellest natuke ka ekstra, et nüüd on paras aeg sellele ka veel rõhku panna ja ootusi väga suureks ei aja, kuigi mängime kodus ja alati koduseinad nagu ütleme kohustavad võita võidule võistkonda minema, siis ma arvan, et põhimõtteliselt väga kõrgele neid kohustusi ei aja ja proovime Final Fouris eelkõige head mängu näidata, väga head mängu publikule ja kui sealt tuleb võit, siis on see veel kõva boonus. Hästi. Aga aitäh, Kalmer, veel kord selle võimsa esituse eest ja aitäh ka kõikidele pealtvaatajatele. 3.–4. detsember Põlvas Mesikepahallis karikavõistluste Final Four. Meeldivat õhtut ja sportlikke elamusi teile järgmisteks päevadeks.